Esimene asi, mida me tahame oma teemas inimestega jagada, on looduslikud kliimamuutused. Ja enamik inimesi ei näe Twitteris, Facebookis või mujal selliseid graafikuid ja graafikuid sisaldavaid väljaandeid. Sest populaarsed meediaplatvormid tüütavad meid hokikeppi kujuga temperatuurigraafikutega, mis postuleerivad, kui kiiresti toimub globaalne soojenemine. Ma usun, et me oleme just kogenud lühikest kaasaegset soojenemisperioodi. Ja võib-olla alates 2016. aastast, tuginedes praegu toimuvate sündmuste andmetele ja nende korrelatsioonile päikese aktiivsusega, usume, et me kogeme praegu tegelikult jahtumisperioodi. See on graafik päikesepunktide aktiivsuse kohta viimase 400 aasta jooksul. Vasakul on näha Maunteri miinimum, mis oli sügav suur päikese miinimum, mis sarnaneb praegusele. Seetõttu usume, et järgmise 30–50 aasta jooksul seisame silmitsi suure päikese miinimumi, nagu Maunteri miinimum, ees. Nagu see graafik selgelt näitab, on see seotud meie positsiooniga järgmises päikesetsüklis. Ja ilmselgelt langeb temperatuur. See on prognoos. Jah, see on prognoos. Mis see siis on? Madal ja kõrge päikesepunktide arv. On leitud korrelatsioon, et kui me täheldame väiksemat päikesepunktide aktiivsust, väiksemat päikesepunktide arvu, saame tavaliselt sobitada neid empiiriliste andmetega, mis näitavad suuremat kosmilise kiirguse annust, mis põhjustab pilvede teket, mis omakorda ühenduvad teiste osakestega atmosfääris, näiteks veeauruga. Ja kosmilised kiired, väga laetud osakesed, on nagu steroidid veeauru jaoks. Põhjus, miks see on märkimisväärne ja nii oluline osa päikese mõju uurimisest, on pilveteooria, kus Henrik Svensmark ja Jasper Kirpki on avaldanud mitmeid refereeritud teaduslikke uurimusi kosmilise kiirguse ja pilvede moodustumise vahelise seose kohta. Seepärast näeme nii suuri vihmasadusid, kus 24 tunni jooksul sajab kuu aja normvihma või 6,5 meetrit lund, nagu Jaapanis. See on tingitud just meie atmosfääri siseneva kosmilise kiirguse hulgast. Ja kuna päike on nüüd nõrgem, mis omakorda nõrgestab meie magnetvälja, võimaldab see rohkem kosmilist kiirgust meie atmosfääri siseneda. Nii et kui me näeme kõiki neid pealkirju üleujutuste ja suurte lumesadude kohta ja kõik arvavad, et süüdi on inimtekkelised tegurid, see solvab mind. Tundub, et populaarne meedia juhib tähelepanu eemale sellest, mis tegelikult toimub. Lõppude lõpuks toimub see kõik tänu päikesele. Lisaks päikesele nõustume uuringuga, et päikesel on tugev mõju seismilisele aktiivsusele. Mida väiksem on päikese aktiivsus, seda tugevamaks muutub seismiline aktiivsus. Meie päike on endiselt madala aktiivsuse faasis. Ja nõrk päike tähendab nõrka magnetvälja, mis võimaldab rohkem osakesi atmosfääri molekule pommitada. Ja siis tungivad kosmilised kiired, nagu te teate, maa tuumani, mis minu arvates põhjustab maavärinaid ja aktiveerib vulkaanid, mis vabastavad rohkem CO2 kui miski muu sellel planeedil. Ma usun, et magnetosfäär jätkab nõrgenemist, kui me läheneme 2030 ja 2040 aastale, mis toob kindlasti kaasa rohkem maavärinaid ja vulkaanilist aktiivsust kosmilise kiirguse tõttu, mis tungib meie planeedi nõrga magnetosfääri tõttu meieni. Ja ma olen ka väga mures, et kui me seisame silmitsi jahtumisega 2030 aasta paiku, siis kogu New Green Deal poliitika, mida valitsused nii kõvasti üritavad rakendada, et päästa planeeti. Selleks ajaks, kui me jõuame 2030 aastatesse, on kliima kogu planeedil külmem. Tuleb rohkem jääd, rohkem lund ja maailma valitsused tähistavad. Me tegime seda. Me peatasime globaalse soojenemise. Meie seadused, maksud, hinnatõusud ja juhised, kuidas igaüks peaks elama, on muutnud kliima. Ja see avab valitsustele võimaluse teha maailma elanikkonnaga, mida iganes nad tahavad. Valitsused sirutavad oma rinnad välja ja kuulutavad, me päästame teid kõiki katastroofi ja kliimamuutuse eest. On aeg inimesi ärata, sest ressursid võetakse meilt ära siis, kui me neid kõige rohkem vajame. Kui tegemist on meie kodude kütmisega, elektriga varustamisega või lihtsalt autoga sõitmisega. Ma olen ema, mul on lapsed, koolisüsteem
gümnaasiumis õpetatakse, et kõik on põhjustatud CO2, see on sinu süü ja lapsed ei jõua põhimõtteliselt selle küsimuse tuumani. Neile ei räägita looduse tsüklitest. See hämmastab mind. Või siis öeldakse neile, et looduslikud tsüklid ei mõjuta globaalset kliimamuutust. Vaadeldakse ainult kitsast vaadet läbi inimtekkelise teguri prisma. Ja teate, ma soovin, et koolisüsteemil oleks laiem ja terviklikum vaade, et me ei peaks oma lapsi hirmu all hoidma. Teate, ma olen näinud internetis lapsi, kes elavad hirmus, milline tulevik mul üldse on. Seega sisendame meie lastele ideed lootusetust olukorrast ja me ei innusta neid leidma uuenduslikke lahendusi. Mul on tunne, et meie haridussüsteemid sisendavad meie lastele ideed, et me peaksime kartma, panevad meid uskuma, et me oleme toimuva põhjuseks ja et me saame midagi ette võtta, et seda peata. Me ei saa seda peatada, kuid me võime kindlasti areneda ja leida viise, kuidas olukorda parandada. Me peame selle sõnumi inimestele edastama, kuid võimsatele ei meeldi postitada sellist teavet nagu meie oma loodusliku kliimamuutuse kohta. Muide, Google on tühistanud meie sisurahaks muutmise kahjuliku ja ohtliku teabe levitamise eest. See on see, mida nad kirjutasid. Kuna me rääkisime looduslikest tsüklitest, siis rääkisime ka vulkaanilisest aktiivsusest ja maavärinatest, mis kõik on seotud päikesega, kuid meid tembeldati ohtlikuks ja kahjulikuks. Nii nad meile ütlesidki. Nad saatsid mulle e-kirja, et meie veebilehe ja videote rahaks muutmine on tühistatud, sest me läheme vastuollu autoriteetse konsensusega. Ja ainuke, mida me teeme, on, et räägime päikesest ja looduslikest tsüklitest. See tundub lihtsalt hullumeelne ja tegelikkusest täiesti lahutatud. Kõik taandub nende teemade tõstatamisele ja arutamisele, nagu me praegu teeme, foorumites ja aruteludes. Inimesed kuulevad seda teavet ja pärast seda, kui nad on seda paar korda kuulnud, jõuab see teave nendeni. Seega on teil õigus, parim viis sõnumi levitamiseks on jätkata foorumite tegemist, nagu see, mida te praegu teete, ja lihtsalt jätkata võimalikult palju sisu avaldamist erinevatel platvormidel. Te teete seda vabatahtlikkuse alusel. Ka meie oleme vabatahtlikud. Ja veel kord, see ei ole kuulsuse pärast, see ei ole sissetuleku pärast, see on meie laste pärast. Et meie lapsed saaksid jätkata ilma nende absurdsete uute seaduste ja määrusteta, sest kõigile on ajupesu tehtud ja sellised inimesed nagu meie on alla surutud ja nad ei saa sõnumit kohale tuua. Me tahame seda muuta või vähemalt olla osa muutusest. Me tahame olla osa sellest liikumisest.